Kallid kaimud, tere tulemast osa saama Kirikulaulu kooli 3. õppevideost. Kirikulaulu kooli alustades sai lubatud, et õppevideotes hakkan käsitlema nii proosatekstilist kirikulaulu ehk pühalaulu kui ka stroofilise värstekstiga kirikulaulu ehk koraali, aga ka kirikulaulu 3. žanrit ehk vaimulikke laule. Püha Pauluse kirikulaulu liigitus, millega Kirikulaulu kooli 3. video algas, räägib just 3 kirikulaulu žanrist: psalmid, hümnid ja vaimulikud laulud. Ma arvan, et loetelu järjestus ei ole juhuslik. Vana testamendi psalter on Naatsareti Jeesuse palveraamat ja seetõttu saab sellest laulmine kindla ja vääramatu aukoha. Hümnid ehk meie keeles koraalid on psalmide ja teiste pühakirja tekstide alusel tehtud lauldavad luuletused ja vaimulikud laulud võiksid siis olla mis tahes kristliku vagaduselu kaemusi ja läbielamisi kirjeldavad laulud või mingeid vaimulikke toiminguid saatvad laulud. Kogu kirikulaul võrsub psalmide laulmisest ja seda tuleb apostli julgustusel igal juhul teha. Kuigi kirikulaul algab psalmide laulmisest, ei piirdu see ainult psalmide laulmisega, selles on veel mõõtmatult palju rohkem. Täna teemegi kirikulaulu koolis algust ühe hümni ehk koraaliga. Ma kasutan mõisteid hümn ja koraal sünonüümidena vaheldumisi. Mulle endale meeldib rohkem mõiste hümn, aga meie kultuuriruumis tuntakse sedalaadi kirikulaule pigem koraalidena. Mõiste koraal pisikeseks puuduseks on tõsiasi, et sellesse žanri määratlusse on juba keeleliselt kodeeritud sisse koos laulmine. Sõna koraal võrsub ju ladinakeelsest sõnast koorus ehk eesti keeles koor. Koraali aga saab ja mõnikord lausa peab laulma üksinda. Seepärast kasutangi kompromissina mõisteid hümn ja koraal vaheldumisi. Ehk aitab see ka hümni mõistet meie kirikulaulu keeleruumi pisut tõhusamalt juurutada. Tänane laul Jumal sinu poole kuulub eestikeelse kirikulaulu uudisloomingu valda. See tähendab, et uued on nii tekst kui viis. On ju üsna levinud võte kasutada olemasolevaid ja juba tuttavaid viise, et nendega laulda uudistekste. Samas vajab ka Eesti kirikulaulu koraaliviiside repertuaar täiendamist ja uuendamist. Siin olengi seda üritanud. Advendihümni Jumal sinu poole sõnad ja viis on üles kirjutatud 2018. aasta 1. advendiks ja on pühendatud Kaarli koguduse õpetajale Jaak Ausile. Nõnda samuti nagu psalmi lauluski tuleb meil kõigepealt lugeda teksti. Ma loen teksti teile ette ja teie püüdke seda lihtsalt mõttes jälgida. Kui me hakkame laulma, siis on tekstis mitmeid kordusi, aga praegu ma neid ei kasuta. Püüame esmalt siseneda selle koraali narratiivi, püüame minna loo sisse ja saada osaks sellest loost. Jumal sinu poole tõstan oma hinge, ära jäta mind üksi pimedusega. Kyrie eleis. Ära luba pattu minu põlis vaenlast, rõkatada rõõmuga, et ma hukkuksin. Kyrie eleis. Ükski, kes sind ootab, ei jää häbi sisse. Jumal, palun näita mulle, kus on su tee. Kyrie eleis. Sinu peale loodan, sind ma väga ootan, tule ruttu kõigile, kes sind ootavad. Maranata. Jumal lausub meile, trööstige mu rahvast, saagu tasaseks kõik mäed päästja tulekuks. Maranata.
kuulge häält, mis hüüab, meile valjult teatab. Hävib muldne maailm, kuid püsib igavik. Maranata. Prohvet ütleb meile, ärge enam kartke. Tuleb kuningas, kes päästega õnnistab. Hosianna. Öö on läbi saamas, päev on kätte jõudmas, võtkem kätte relvad, mis loodud valgusest. Hosianna. Õnnistuse teele asugem nüüd usus, pangem selga rüü, mis kootud on Kristusest. Hosianna. Au sul, Isa taevas, ilma maa suur looja, tänan, et mind hoiad endale lähedal. Halleluuja. Kirkus sulle, Jeesus, minu lunastaja, tänan, et sa elad südames sügaval. Halleluuja. Püha vaim, sind kiidan, kogu hingest austan, tänan, et mind juhid ja ikka lohutad. Halleluuja. Jumalal kolm ainsal, kes on suurem kõigest, kirkus, au ja kiitus, nüüd ikka igavest. Aamen. Tekst loetud, teeme algust viisi õppimisega, kasutades esimese salmi sõnu. Laulan selle sulle ükskord ette. Jumal, sinu poole tõstan oma hinge. Ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Proovime nüüd koos. Alustamise märguandeks, nagu ikka, on minu sisse hingamine. Jumal, sinu poole tõstan oma hinge. Ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Aitäh ja palun veel üks kord. Jumal, sinu poole tõstan oma hinge. Ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Hästi. Hümni viisis on paar vigurit, millele võiks alustuseks tähelepanu pöörata. Viimases reas on kasutatud 4 noodist koosnevat helirida, milles ei ole pooltoone, on ainult täistoonid. Seda meloodia kujundit kannavad erinevate salmide lõpus müstilise maiguga sõnad nagu Kyrie eleis, Maranata, Hosianna, Halleluuja ja Aamen. Need võõrkeelsed palve- ja ülistussõnad püüavad koos täistoonides tõusva helireaga luua suggereerivalt ebamaise kõlaatmosfääri. Proovime laulda ainult viimase rea ja teeme selle läbi kõikide nimetatud sõnadega. Kõik on 4-silbilised sõnad, välja arvatud Aamen. See tähendab, et kui kõiki teisi sõnasid kordame 3 korda, siis sõna Aamen kordame 6 korda. Laulame kohe kõik koos, alustuseks Kyrie eleis.
Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Nüüd palun Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hosianna. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Halleluja. 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 Ja lõpetuseks aamen. Pane tähele, et aamenit korratakse 6 korda. Amen, 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 amen. Tuletame hetkeks meelde, mida need sõnad tähendavad. Kyrie eleis on tuletis kreekakeelsest sõnapaarist Kyrie eleison, mis tähendab issand halasta. See armsalt ja südamlikult kokku kasvanud vagasõna on meile tuttav näiteks Johannes Hornungi tõlgitud Martin Lutheri koraalist Nüüd ole Jeesus kiidetud, mis asub kiriku laulu- ja palveraamatus numbri 9 all. See tekst on kasutusel nii Lutheri enda viisiga kui ka rahvapärase koraaliviisiga Kihnust. Samuti leiab selle sõna Nikolaus Hermanni koraalitekstist Su nimel issand kõnnime, KLPR 151. Mulle tundus, et seda sõna võiks uuesti mõnes tekstis kasutada. Maranatha on arameakeelne hüüe, mis tähendab issand tule. See ilmub Uues Testamendis Püha Pauluse esimeses kirjas korintlastele 16. peatükis 22. salmis. Mulle on alati tundunud, et see palvehüüe on omamoodi nõudlik. See ei ole niivõrd palve, et issand tuleks, kui aeg on küps, vaid et ta tuleks esimesel võimalusel, et mitte öelda jalamaid. Sellel sõnal on eesti keeles erinevaid kirjaviise. Mina kasutan siinkohal 1999. aasta eestikeelses piiblis kasutatud 2 A-ga, Maranatha. Hosianna on palvehüüe, mis on meieni jõudnud heebrea keelest läbi kreeka keele. See tähendab päästa nüüd või aita nüüd ja on meile ennekõike tuttav Uue Testamendi loost, milles Jeesus siseneb Jeruusalemma. Õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel, Hosanna kõrgustes, kirjutatakse Matteuse evangeeliumi 21. peatüki 9. salmis. Jeesuse sisenemine Jeruusalemma palmipuude pühal peegeldub kiriku aastas ka 1. advendile ja seetõttu on Hosianna igati sobiv ka advendiaega. Halleluja ja aamen on neist sõnadest kõige tuttavamad ja enim kasutatud. Mõlemad on meieni ulatunud heebrea keele vahendusel ja neist esimene tähendab kiitke issandat ja teine sündigu nõnda või saagu nii. Ma arvan, et sõnaga Kyrie eleis võiks ülesliikuvaid käike laulda vaibuva dünaamikaga ehk teisisõnu, mida kõrgemale, seda vaiksemalt. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Ülesliikuv ja samal ajal dünaamiliselt vaibuv meloodia on kirikulaulus eriliselt palve ja meditatsiooni olustikku sisendav. Proovime nüüd
ükskord laulda viimase rea nõnda, et kõigepealt laulame Kyrieleis ja siis Maranatha. Pea meeles, et erinevad dünaamilised joonised on kasutusel, Kyrieleis on kahanev ja Maranatha on kasvav. Kyrieleis, Kyrieleis, Kyrieleis. Ja nüüd Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tubli! Esimest dünaamilist lahendust, mida kasutasime sõna Kyrieleis puhul, võib rakendada ka teistes salmides. Mina teeksin seda näiteks 10. ja 11. salmis sõna halleluuja ajal, aga lõplik valik selles küsimuses jääb muidugi sinu otsustada. Vaatame nüüd koraaliviisi esimest 3 rida. Esimeses reas on kasutusel pikemad vältused, veerand ja poolnoodid. See on justkui alles ärkav, pisut eemal olev ja veidi arglik palveseisund. Jumal, sinu poole tõstan oma hinge. Teises reas rütmitihedus kasvab ja mõtteintensiivsus elavneb. Kui esimene rida on justkui abstraktne, meeltega tajumatu, siis teine rida toob esile konkreetse ja meeltega tajutava. See põhjustabki tungivama vajaduse oma muret väljendada. Ära jäta üksi mind pimedusega. 3. reas kordub sama tekst, mis teises reas, aga üks toon madalamalt. See on justkui teises reas lauldu kaja, mis juhatab meid 4. reas kõlava palveni. Laulan nüüd teise, 3. ja 4. rea. Ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrieleis, Kyrieleis, Kyrieleis. Proovime nüüd laulda koos kogu esimese salmi. Jumal, sinu poole tõstan oma hinge. Ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrieleis, Kyrieleis, Kyrieleis. Laulame nüüd teise salmi tekstiga ja proovime, kas õpitud viis on kinnistunud. Ära luba pattu minu põlisvaenlast, rõkatada rõõmuga, et ma hukkuksin, rõkatada rõõmuga, et ma hukkuksin. Kyrieleis, Kyrieleis, Kyrieleis. Proovime veel laulda ühe salmi, mille lõpus on näiteks Hoosianna. Laulame palun koos 7. salmi. Prohvet ütleb meile, ärge enam kartke. Tuleb kuningas, kes päästega õnnistab. Tuleb kuningas, kes päästega õnnistab. Hoosianna, Hoosianna, Hoosianna.
Nüüd, mil viis on omandatud, vaatame pisut hingamispause ja mõningaid karisid, mis nendega seotud on. Selleks kasutame 5. salmi teksti. Hingamispausid on kõikide ridade lõpus ja lisaks sellele veel 4. reas 2. ja 3. takti lõpus. Üks tüüpiline probleem, mis hingamispausidega seoses tekib, on ülearuse pinge kogunemine hingamispausile vahetult eelnevale noodile. See põhjustab sellel noodil lauldud silbi asjatu rõhutamise. Pöörake tähelepanu 5. salmile. Jumal lausub meile, tröstige mu rahvast, saagu tasaseks kõik ja nii edasi. Mida lühem on vältus enne hingamispausi, seda drastilisemalt võib sellesse koondunud pinge väljenduda. Vaadake palun 2. ja 3. rida. Saagu tasaseks kõik mäed päästja tulekuks, saagu tasaseks kõik mäed päästja tulekuks, maranat. Fraasi lõpus silpe niimoodi rõhutada ei tohi. Selle probleemi lahendamiseks on vaja hingamispausile eelnevasse nooti kogunevat pinget ennetada ja see varem ära lahendada. Hea võimalus selleks on markeerida korralikult hingamispausile eelnev, lähim rõhuline silp. Ma liialdan praegu meelega, et näidata nimetatud rõhulise silbi markeerimist. Vaata palun 5. salmi. Jumal lausub meile, tröstige mu rahvast, saagu tasaseks ja nii edasi. Selline markeerimine võimaldab viimase noodi enne hingamispausi loomulikul viisil ja pingevabalt laulda. Pinge, mis muidu sellesse nooti kogunes, laetakse justkui maha sellele eelnevas rõhulises silbis. Teisisõnu öeldes, viimasel noodil enne hingamispausi peab alati olema noodi kergust väljendav tingmärk, suleke. Kui seda ka iga kord sinna kirjutatud ei ole, siis tuleb see kindlasti juurde mõelda. Samuti aitab kaasa väga mõõduka aeglustuse tegemine. Jumal lausub meile, tröstige mu rahvast, saagu tasaseks kõik ja nii edasi. On aga väga oluline, et aeglustus ei kanduks edasi järgmise fraasi temposse. See võib põhjustada tempo järkjärgulise aeglustumise. Võimalusi seda laadi pinge maandamiseks on veel teisigi, näiteks nõnda nimetatud võlusilbi meetod. Kõiki neid võtteid siinkohal käsitledes läheks video taas liiga pikaks ja sestap pöördume kindlasti selle teema juurde tagasi järgnevates videotes, sest tegu on tõesti ühe enim esineva tüüpveaga kirikulaulus. Proovime nüüd eelpool õpitud silmas pidades laulda 5. ja 6. salmi. Jumal lausub meile, tröstige mu rahvast, saagu tasaseks kõik mäed päästja tulekuks, saagu tasaseks kõik mäed päästja tulekuks, maranata, maranata, maranata. Kuulge
valge häält, mis hüüab, meile valjult teatab. Hävib muldne maailm, kuid püsib igavik. Hävib muldne maailm, kuid püsib igavik. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oleme nüüd koraali meloodiat veidi analüüsinud, viisi ära õppinud, sobitanud selle valiku salmidega ning vaadelnud lahendusi mõnedele laulmisega seotud probleemidele. Enne kui laulame hümni tervikuna, räägin pisut tekstist. Kirikulaulu kooli psalmilaulu käsitlevates videotes olen võtnud aluseks ELK jumalateenistuste käsiraamatus antud psalmitekstid. Täna õpitav hümn toetub aga esimese advendi propriumi tekstidele nii, nagu seda sedastavad Lääne kiriku kõige varasemad liturgilised ürikud. Selle materjali põhjal olen ma koostanud pea terveks kiriku aastaks nõndanimetatud propriumi lehed, mis on leitavad meie veebikodust psalmus.eu. Töö edenedes panen need ka kirikulaulu kooli raamatukogusse kiriku aasta vastava pühapäeva kataloogi. Esimese advendi propriumi lehte võib sealt juba leida. Pühalaulu kool on 9 tegutsemisaasta jooksul keskendunud põhiliselt õhtupalvuse ehk vespri laulmisele sellisel kujul, nagu seda Rooma riitusega keskaegsetes käsikirjades üldjoontes on kirjeldatud. Kindlasti esineb erinevates keskaegsetes käsikirjades vespri korras mitmesugust variantsust, aga ühes asjas on varased allikad suhteliselt ühel nõul. Vespris on koht ühele hümnile ehk koraalile. Tavapärasel pühapäevasel luterlikul jumalateenistusel on koht 4–5 koraalile. Nii paljude laulude kombinatsioonis on võimalik saavutada selle päeva propriumi tekstide tervikule või pühapäeva teemale orienteeritud reflektsioon koguduse laulus. Kui kasutada on aga ainult üks positsioon koraali jaoks ja lisaks vespri propriumile tahaks veel peegeldada lähima pühapäeva propriumi tervikmõtet, siis ei jää palju muud üle, kui tuleb nii-öelda sulg haarata ja hakata sobivaid pühakirja tekste stroofilisteks värstekstideks komponeerima. Koraali Jumal sinu poole tekstis olengi seda teinud. Ekraanil näete, kuidas salmides 1–9 olen püüdnud stroofilisse värsteksti üle kanda esimese advendi propriumi tekste. Proosateksti teisendamisel stroofiliseks värstekstiks tuleb paratamatult teha mingeid mugandusi ja tulemusena saadud luuletus ei anna kindlasti edasi sellist narratiivset täpsust, nagu algses proosatekstis oli. Samuti on luuletuse loomisel fooniks kirikuaasta positsioon, mille jaoks seda teksti kirjutatakse. Täna õpitavas koraalitekstis on rohkelt lisatud Maranatha tunnet ehk mõnevõrra läbematu ootamise tunnet. Näiteks 4. salmi esimeses reas on parafraseeritud psalmi 25 teise salmi esimese poole algust. Mu Jumal, sinu peale ma loodan, sõnadega sinu peale loodan. Edasine on aga juba Maranatha hüüde ümbersõnastus. Sind ma väga ootan, tule ruttu kõigile, kes sind ootavad. Pühalaulu kooli töö käigus on seda meetodit kasutades sündinud mitmeid koraale. Ma püüan neid jõudumööda kirikulaulu koolis tutvustada ja õpetada. Siiani valminud koraalid on aga saadaval ka väljaandena pühakirja lugu jutustavad ja seletavad uued koraalid,
mille leiab kirikulaulu kooli raamatukogust. Raamatukogu viide on selle video kommentaariumis. Tuletan veel kord meelde, et kõnealused esimese advendi propriumi tekstid on samuti leitavad kirikulaulu kooli raamatukogust. Lisaks tekstidele on propriumi lehel veel muudki materjali. Näiteks 3 päevapalve teksti, mis igaüks on inspireeritud ühest pühapäevasest pühakirja lugemisest. Samuti on leitav sobiva tekstiga lühike responsoorium, mida võiks alternatiivina kaaluda graduaallaulu positsioonis. Siis oleks kena lisada salme vastavalt psalmile, mida koguduses sellel pühapäeval kasutatakse. Teksti 4 viimast salmi ehk salmid 10–13 on traditsiooniliselt Lääne kiriku hümnide lõppu lisatava kolmainu Jumala ülistus. Salmid 10–12 on pühendatud vastavalt Isale, Pojale ja Pühale Vaimule ning viimane salm on kokkuvõttev kolmainsuse ülistus. Sedalaadi traditsiooni olemasolu Lääne kirikus on vihje seosele psalmilaulu ja hümniloomingu vahel. Lõppevad ju psalmidki kolmainu doksoloogiaga ehk ülistusega au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Seda hümni võib laulda koguduse lauluna või soololauluna, aga on ka võimalusi kombinatsioonideks. Näiteks võib teha nõnda, et esimest 2 rida laulab kantor ja 2 viimast rida laulab kogudus. Võib ka teha kombinatsiooni kantorist, koorist ja kogudusest. Sellisel juhul laulaks kantor 2 esimest rida, koor laulaks 3. rida ja kõik koos, sealhulgas kogudus, laulaks viimast rida. Kombinatsiooni võimalusi on aga veel ja neid võib vabalt katsetada. Mõni sõna ka instrumentide kasutamise võimalustest. Koraali Jumal sinu poole on seni teadaolevalt kasutatud ainult pühalaulukooli vespritel ja kuna meie õhtupalvused toimuvad valdavalt ilma instrumentaalsaateta, siis ei ole mul kahjuks pakkuda saatenooti. See aga ei tähenda, et instrumentaalsaade oleks keelatud. Kui kellelgi peaks olema sellekohane soov, siis on instrumentaalosa komponeerimine ja laulmisel kasutamine igati teretulnud. Kui keegi sellise asja ette võtab, siis oleks huvitav kuulda tulemusest kas noodi või salvestise kujul. Nüüd aga, kallis kuulaja, on aeg laulda koraal algusest lõpuni. Koraali noodi leiad hiljem kirikulaulukooli raamatukogust esimese advendi kataloogist. Tehke julgelt kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Jumal sinu poole tõstan oma hinge, ära jäta üksi mind pimedusega, ära jäta üksi mind pimedusega. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Ära luba pattu minu põlisvaimust, rõkatada rõõmuga, et ma hukkuksin, rõkatada rõõmuga, et ma hukkuksin. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Ükski, kes sind ootab, ei hävi sisse. Jumal, palun näi
näita mulle, kus on su tee. Jumal, palun näita mulle, kus on su tee. Kyrie eleis, Kyrie eleis, Kyrie eleis. Sinu peale loodan, sind ma väga ootan. Tule ruttu kõigile, kes sind ootavad. Tule ruttu kõigile, kes sind ootavad. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jumal lausub meile, tröstige mu rahvast. Saagu tasaseks kõik mäed päästjad tulekuks. Saagu tasaseks kõik mäed päästjad tulekuks. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kuulge häält, mis hüüab meile valjult teatab. Hävib muldne maailm, kuid püsib igavik. Hävib muldne maailm, kuid püsib igavik. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Prohvet ütleb meile, ärge enam kartke. Tuleb kuningas, kes päästega õnnistab. Tuleb kuningas, kes päästega õnnistab. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Ean läbi saamas, päev on kätte jõudmas. Võtkem kätte relvad, mis loodud valgusest. Võtkem kätte relvad, mis loodud valgusest. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Õnnistuse teele asugem nüüd usus. Pangem selga rüümis kootud on Kristusest. Pangem selga rüümis kootud on Kristusest. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Au sul, Isa taevas, ilmama suur looja. Tänan, et mind hoiad endale lähedal. Tänan, et mind hoiad endale lähedal. Halleluja, halleluja, halleluja. Kirkus sulle, Jeesus, minu lunastaja. Tänan, et sa elad südames sügaval. Tänan, et sa elad südames sügaval. Halleluja, halleluja, halleluja. Püha
sind kiidan, kogu hingest austan. Tänan, et mind juhid ja ikka lohutad. Tänan, et mind juhid ja ikka lohutad. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jumalal kolmainsal, kes on suurem kõigest, kirkus, au ja kiitus nüüd ikka igavest. Kirkus, au ja kiitus nüüd ikka igavest.